frontin'. Telling me you got it, you must be doing nothing. Bragging every day around you, people know you frontin'. Telling me you must be ridiculous. Oh, y'all, you know, I know. Oh, y'all, ridiculous. Oh, y'all, you know, I know. God, you're ridiculous. Hanging around after last orders, still so far from home. It's like we're burning into embers. As the fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Guten Morgen, viiarende, mis kuradi Mähismäe. Ühesõnaga, meil on see kulbi etapp, me oleme kohal ja saime just regatud, saime klepsud, paneme nad iga võistlusse nad sellised uhked ägedad siis ürituse klepsud, mis on kohustuslikud, mis peavad peale olema ja nüüd ongi. Lähme boksi, vaatame, kuidas autoga lood on. Paneme klepsud peale ja alustame selle päevaga, et me oleme on the schedule, nagu reeglina me jõuame 15 minutit hiljem, mitte 15 minutit varem, nii et meil on enam tiim praegu. Et jah, siuke unine hommiku intro, unine hommiku intro, siin sõnad ei tule ka suust välja. Aleksit pole ka nii kaua näinud siin kaameradaga, et see ei oska siin olla teada. Meil on eelviimane etapp, nii et kaalul on päris palju. Me oleme 5. kohal ja me oleme 5. kohal vist esipoodiumiga. Meil punkti arvestus on vist mingi 1,5 punkti või midagi, ühesõnaga täiesti olematu. Nii et täna ma olen nõus auto maha kandma, aga sõidame. Nii ausna, ikka titi-miti ei ole mingit probleemi. Hästi tehtud. Kuule, aga see küll. Hästi tehtud. Ei, meil on titi-miti. Ei, tegelikult kõik on aus. Tehniline on tehtud. Ja meil on nüüd siuke tund aega saame vaadata siin, sest me oleme esimest korda elus grupp 2, mitte grupp 1, sest meil on see number 24. Täna on osalejaid nii palju ja siis meid panti sinna lõpupoole. Nii et tahame tiksuda, vaatame trenna ja siis alustame oma päevaga. Nii et natukene peate veel ootama. Möllak pita, kohe on trenn esimene, nii et teeme keha soojaks, vaimu soojaks ja kuldsed need kuldsed raudmunad kaasa ja läheme kütma. Nii et see you on the track. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head.
No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of one horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. I only slowed down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. Yeah. I'm running wild. Mama, I'm running wild. Yeah, I'm running wild. I'm running with the devil, rolling down the road. Riding on the storm, living like I'm dying slow. Headlights in the fast lane is my home away from home. If there's light after this tunnel, I'm gonna be the first to know. No slowing down, no looking back, no staying for a while. I'm pedaled down and right on track. I'm ready for this ride, I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. And I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. I'm running wild. Yeah, I'm running wild. Oh, I'm running wild. I'm running wild. Siuke semitrenn oli. Meil läks nädal tagasi paremini, aga saime uuesti selle joone paika ja nüüd on kvallis vaja täpselt sama asi teha, mis me tegime eelviimasel ringil, et siis on siuksed turvalised head punktid. Aga rada on äge, see mulle meeldib. Algus oli semipaskna, aga saad sa aru, refi rõhk oli kõige kõrge, pea 2 barri kuumalt. Ta oli nagu libe ja ma ei usaldanud teda selle kurvi peal. Sest et nagu mul iga kord tundus, et ta kannab välja mind. Ja siis, kui Kaido tõmbas refi rõhu maha, siis oli juba, et davai, sa saad nagu usaldada autot gaasi peal olles. Sellepärast need esimesed 3 ringi, ma ei saanudki aru nagu, sest et koili setup on sama, refi rõhud tegelikult külmast peast olid täpselt samad, aga rada on palju libedam, kui ta oli ennem. Oli paar head ringi, aga üldine oli selline, trennipäevad olid paremad. Olid küll, jah. Ei saa öelda nagu midagi. Trenni lõpp nüüd nagu läks kõik nagu oli sama, paremaks. aga mul on selline tunne, et grammike nagu iga kast, iga poole vahetus on nagu natukene agressiivsust juurde. nagu laisk. Yeah. Igal pool natuke gramme, see teeb kokku nagu sellise oli nagu oksait, vaata. Ei, ma tundsin ka, et nagu päris, oligi nagu siuke, see viimane liit, mis ma tegin, oli okk, aga ma oleks pidanud panema vurtsu veel juurde. Sest väljast ma vaatasin, sa teed nagu kõik nii, nagu me trennis, kellega ma räägin, räägi kellegi. Aga lõpuosa, selle joonistasin nagu üllatavalt hästi kokku iga kord. Lõpuosa va? Jah. Sa räägid see Touch & Go ja Pepu klipp või? Ninaklipp. Ei, Pepu klipp ja siis tuleb ju Touch & Go. Ninaklipp. Touch & Go. Ninaklipp. IC. No Touch & Go, no. Jah, selles mõttes ninaklipp, muidugi sa lähed sinna nina ees, sa ei saa sinna Pepu ees lähed siis.
palju enne sulle. Sest et ma tean, et sa ütlesid, et sa arvasid, et ma olin liiga eemal, aga et seal seda kasti toodi ju. Ei, paar korda olid, aga enamuskorrad said ikka kätte. Lihtsalt selle pedaniga on küsimus, et nagu enamuskorrad. No see esimene kord oli muidugi kõige rohkem see, kui sa lasid lahti ja sul tagantsõitel ei olnudki midagi muud teha. Jaa, see esimene kord oligi. Aga seal peaks olema just jääma vaiksele gaasile ja siis justast minema. Ei. Paljud tegid. Kõik korrad ma trennis tegin samamoodi. Ma tulin siit täie lennuga, viskasin poole ära. Jalaga. Lasid 0 gaasi või? Jah, jalaga lükkasin korra, nagu tõmbasin hoo maha ja siis siduri pauk ja betooni äärde. Ja praegu kogu aeg tulid, sa ei venitanud ennast siin ära. Kuhu? Kuhu? Nagu laialt. Siit tuled esimene Tachenko. Teisega oli ka sul, joone peal nagu. Kus sa seda joont näed? Tachenko nagu kasti joone peal, nagu välise joone peal. Norm, jah. Mis meid peaks ees ootama selle kurvi peal? Ja mul on nagu nüüd, tunne, et kui pill kurat gripib, et hoia ainult litsu peale maha ei lase. Lähen, nagu tunnen, et pill hakkab välja kandma, nagu libe on. Ja jõuan mäe peale. Ja siis nagu saad aru, et nagu sul on nagu, sa nagu esiteks liiga nagu sisse hakkab ka kandma nagu. No nii, meil on see kurikuulus kõige ilusam hetk päeva jooksul, kvall. Siiamaani ei meeldi need kvallid. Olen ma nii palju, kui sõitnud neid kui ei ole, siis kõige suurem närvikõdi, et meil läks tegelikult trennis läks hästi ja täpselt nii, nagu mis meil välja võib-olla oleks võinud paremini tulla täna, siis täpselt need kohad, mida tegelikult kohtunikud ütlesid, et nad ei taha näha seda, et ei pea sinna piiri peale pushima, et peab sõitis, kurat, lätlased raisk, sõidavad sinna. Ei, ta on homie, me oleme taga madistanud kunagi, näitasin taga taga tulesin enda 46 aega Lätis. Aga jah, meil on Tim, et meil on saanud natukene praadida siin autos, mindseti vaika panna ja siis lähme teostama mindset, et täna tuleb. Mul on nagu selles suhtes on mõnus tunne. Närvikõdi on sees, kui närvikõdi ei oleks, siis vist ei oleks nagu seda vist tuju sõita ka, et see peab olema. Sama, hoiame pead selgelt ja teeme ära. Järgmisena on Kristo Ruut. Kristo on meil ju tegelikult väga kogenud sõitja ja olge näha, et tuleb ta üpris hea hoo ja laia joonega. Väga ilus hooga, väga ilusti kerib hoogu tal see pill. Väga kena sõit. This is how we do it! This is how we fucking do it! Ära tussuta kässariga! Tubli mees! Lõppskoor Kristo Ruut 84 punkti. Väga kena. $84 pundi või? Ai, kui ilus on äis. Praegu vaibime, tõmbame käima ennast.
see ei ole copyright muidu, vist, ma arvan. Ja nüüd lähme tegema. Mis meil kaotada on? Meil on nagu... Ma isegi mäletan, millal ma viimati nii palju punkte sain. Nii et paneme vurtsu juurde ja hoiame seda päeva täpselt samas vaimus. Nii et näeme kohe. Aga nüüd Kristo Ruut ja esimese sõidu 84 punkti, nii et siit võiks oodata ilusat sõitu. No nii lajata nüüd, tuleb agressiivselt, viskab nurga teisele poole ja vaata, kui kiiresti tuli siit kohast välja. Seina all ilusti, teise sama klippi viskab nurga peale, väga kõva inimesi, paneme käed kokku, Kristo Ruut, ülikõva sõit. 90 punkti. Hea töömeeskond. Yeah! Sellega on kaks asja. Qual on üli ebameeldiv, sest et see on kõige pingelisem. Aga kui sul läheb Qualis hästi, sul on ka hea enesekindlus tandemis. Nii et 90 punkti, see on minu karjääri kõige suurem punkti arv kvalifikatsioonist, nii et I take it. It's all good. Üli kõva, üli fucking kõva. Palju tuli? 90. Ai. Nice. Ülikõva, hea tulemus. Hea kõva. Paha või? 90 reis. Oli vaja trennis lollitada ja nüüd sõitma hakata. Päris timmel. See on päris okei päeva algus. Teine Katšenkov oli kuidagi üsna kaugele. Tubli! Tunne on? Eelmise aasta mitte kvalifikatseerumisest tulla nagu 90-ga peale. Veits parem. Veits parem? Veits parem. Ja niimoodi võib nagu... Nii võib sõita küll. Nii võib sõita. Tegid trennis üks asi ja teine asi. Pidid ära võtatama. Relief ka veits või? Kergelt. Ma annan sulle teada. Davai. Davai, edu. Let's go. Tulevad üsna ettevaatlikum aeg alguses, aga ilusti on ukse peal isegi natukene läks liiga lähedale nüüd äritaja. Päris keeruline see on. Asi nüüd tapma auto sirgeks. Nüüd tuleb tükk on nauditav sõit. Kas see oli vale start? Jah, vale start. Nüüd sõit algu saab ja taaskord ma näen, et punane tuli viltsust. jälle vale start, punane. Esimene paar juba siuke närvimäng. Võit, aga tahtsin ikka kurat sõita ka reis. Aga saime võidu. Kui kellelgi praegu tekib arusaamatus, et ma plähmerdasin ka eessõidu, siis tagasõiter oli enne minu no-go zone'i oli esiteks. Ma ei tea, kas ma käisin seal no-go zone'is või? Käisin vist, on ju? Jah. Ei käinud, jah? Ühesõnaga ei olnud mul kõige ilusam liid kuni viimase kurvini. Ja Chase'is oli nii, et poiss sõitis 3 korda, tegi valet starti.
ma tegelikult olin veits tiltis, aga kurat, see ei ole nagu, ma ei tea nagu... Midagi teha ei ole, 3 korda vale start on kaotus. Et eks see natuke ebimis ka tähendab nagu... No, kui me ennem Kaidaga rääkisime, et vahest võib õnne ka olla, siis noh, see on hästi tore võit, aga teeme nii, et selline võit ja viimane võit sellisel kujul, et ikkagi nüüd tuleb kuradi sõitudega võit. Aga hea tunnen ikka top 16. Juhtustab Tammele. Ühe korra suretas välja ja teine 2 korda täitsa poolne tuleks. No juhtub. Olen top 16. Aleks pane ruttu kaamera käima, nii et siide kaader. Me peame minema. Vaata, kus pressib ikka. Kenasti pressib, aga tundub, et sirge peal Ruut saab ikkagi väikse eelise. Ja ta püsis sul enamus rada suht lähedal. Lõpus jäi selline 1-2 autot vahet. Liid oli ka ilus. Nüüd siis teistpidi Stem. Ruudul ikkagi oli siin korra tükk tegemist. Tundus, et nende kiirused omavahel klapid ja Ruut pidi ennast kõvasti kinni pidurdama. Hea töö. Top 8! Aga selles mõttes, et Tandemani taga oli päris... No ma läksin turuma. Surusid, jah? Hästi õhtud. See võiks või? Ta tõmbas täiesti lokki ära. See oli reverse ette. Ta tegi täis. Ta ei suutnud normaalselt tagasi tõmmata. Ei või? Aleks, nugid! Ma lubasin võita raisk. Kristo Ruut ja Mattis Latsis on esimeses sõidus omavahel vastamisi. Vaadake neid vihaseid vendasi. Mõlemad vennad tahavad seda võitu nii väga, et seda on siin sõidust hästi näha. Poole vahetus oli võib-olla natukene laisk, aga samas ta oli see nii taga, et ega ta ei saanud väga muud teha. Ilus eesvõit, aga nüüd tuleb teha veel ilusam tagasi. Püsis sul ikkagi algusest peale lähedal. Räägime. Aga nüüd on teistpidi sõitu tulnud meile sõitma esimene paar ja Ruut tuli praegu mõnevõrra keerulisest olukorrast väga hästi välja, sest taaskord siin selle keerulise koha peal ees sõit ikkagi jäi natukene lukku. Pole midagi häbeneda tegelikult, et aus sõit oli ja ta oli surus ka väga tugevasti. Ta veel lisa vaatas ka mulle otsa, wow, it was mine. I thought it was yours. Et ma panin talle lõpus pihta ka ju. No jah, see selleks, aga ta ütleme nii, et ta oli natukene siis, kuidas öelda, rohkem külje all surus sõida. Samas muidugi vaata, ma kordust ei näe vaata siit. Ei ole ka halb, jah. Ei ole ju. Vähemalt natukene antibiootikumi haavalevad. Ma panin normaalselt tutsu ka talle seal kuradi. Viimases selles panin kuradi täpi uksele. Ei, väga hästi, sa olid üli lähedal. Sorry. Üli lähedal. Ja see kuradi pikk kaar läks
kas ta pani ees, hakkas parkima vaikselt? Nagu selles mõttes, et nagu, ma ei tea, sinul oli nagu järgi saamisega järsku raskusi, vaata, siit vaadates olite mõlemad paralleelselt, ma ei näinud. Ma ei tea, kuidas seal kaamera selles on. Kuidagi ta järsku tõmbab nagu seal pika kaare juures korra eest ära, siis sa pidid ammustama ja siis sa said uuesti külje alla. Nagu enda arust, nagu ma tean, et ma sisenedes, ma kuradi pugesin talle liiga külje alla. Läksin clutch kickiga sisse. Jah, tegelikult suur vahe temaga. Aga tema on lihtsalt sinuga väiksem. Algusest peale oli vahe jumala hea. Korra seal maja juures läks lihtsalt vahe suureks. Welcome back, me oleme tagasi. Võistlused on peetud, trennid on tehtud ja siin on nüüd, peaks see kokkuvõtte olema, peaksime rääkima, mis toimus ja kõike särki-värki, aga ma alustan kohe tegelikult ühest tähtsast inimesest, keda ma unustasin mainida, on Arti Refipunktist, kes tegelikult võimaldas mulle enda käru, sest et mina opakas mõtlesin enne trenni, et hakkaksin paar tundi enne trenni alles käru otsima või eelmine päev ja me ei leidnud seda ja ma kirjutasin Artile, käru saab, pole probleemi, tule võtta. Et aitäh sulle, et sa aitad ja sest et enne Kulbirohu etappi me käisime tegelikult 2 korda lausa trennis ja selle trenniga me läksime ikkagi piire kompama ja mida ei ole tegelikult, ma ei tea, kas me üldse mainisime siin, aga meil käis tegelikult autoga vahepeal kerepingis, sest et tegin pulli, panin pumaki teisele otse kümpi, sest et teine tegi spinni ja vahetasime siin uksi välja ja toonisime klaase jälle ja värvisime ja möllasime ja ühesõnaga karahuul, aga pole probleemi, meestel nagu kogemust on, tegid korda ja nüüd sõidab jälle. Aga võistlused olid vägevad. Kvalifikatsioonivõit, mida meil pole mitte kunagi olnud, mis on tegelikult esimest korda ja mis oli suur iseenda eneseületus, sest et kvalifikatsioon on jube asi ja mulle üldse ei meeldi kvalli sõita. Minu arust võiks kohe olla see top 32 hakkame kütma, mis kvalitsema. Aga kvall oli päris hea. Trennid olid päris kehvad. Me ei saanud tegelikult pool aega aru, mis auto tahab ja keerasime autot ühele poole, teisele poole, seadistasime ühte asja, teist asja ja lõpuks leidsime selle ilusa kuldse keste, kus oli kõik vana hea tuttav koht. Sest et hästi huvitav oli see, et me käisime tegelikult enne Kulbirohu etappi, käisime 2 korda trennis. Meil oli auto kogu aeg täpselt samas seadmes, aga järelikult kas oli siis, sinna, ma ei tea, mingid jama aplausi ei sattunud tee peale või siis refipuru rohkem. See oli totaalselt teine, ehk siis me pidime ise kohanema uuesti ümber. Ja tandemit, top 32 sõitjaga, kellega me oleme sõitnud, Kehala finaalsõitu, et teadsime, et oskab sõita ja tegime seal, proovisime suruda kvalifikatsiooni lead run'i, mille ma lõpukurvis natukene pekki keerasin ja Chase'is siis teine sõitja
tegi 3 viga stardis, et millest siis tuli võit automaatselt meile. See oli võit tegelikult, mis ei olnud nagu, ma ütleks, et vahest peab õnne ka olema, et oli tore võita, aga tegelikult see lükkab ise ennast veidike rütmist välja, sest et sa ei saa nagu seda nii-öelda chase'i teha ja päeva lõpus keegi taha võita niimoodi, et tahaks ikkagi võita sõiduga, mitte joppamise peale. Top 16, Lädakas. Jaan Konkar sõitis taga eelmine etapp Taugapil siis. Seal juhtus kohtunikuga, tekkis selline huvitav seisukoht ja Konkar sai kaotuse. Et võtsin Konkarile tagasi, tere Jaan, et on tagasi võidetud. Ja top 8 oli meil Latsis. Teame väga hästi Latsist. Teame, kuidas ta sõidab. Väga hea sõitja. Kõik on jumal nitše. Aga top 8 me langesime välja. Me langesime välja päris huvitavate asjaolude tõttu, milleks mul siiamaani teile vastust anda ei ole. Täna replaysi vaadates, kõiki asju vaadates, analüüsides, sest et päeva lõpus me ju teeme seda kogu aeg, et näha, kuidas teinekord paremini teha, kus rohkem suruda, kus midagi muuta, kus midagi teisiti teha, siis meie seisukoht on see, et eessõit oli üks kast oli, mis ei olnud 100% võetud, ta oli selline rattaga joone peal, aga olime olemas seal ja siis Latsis, chase'is tegelikult väga hästi, et ei saa ühtegi halba sõna öelda. Aga kui nüüd seda olukorda panna, teistpidi, meie läksime chase'ima, siis tekkis väga palju küsimärke, sest et millest mina tegelikult peale sõitu maha tulles ma ei saanud aru. Seal oli näiteks üks käsipiduri nõks, mis oli 20 meetrit sisuliselt varem, kui ma tegelikult kõikidest teistest sõitudest tegin ja kus oli minul see nii-öelda clipping point, kus ma pean tegema siis selle nii-öelda korra aeglustuse ja siis agressiivse poolavahetuse. Aga see selleks, me saime sellega hakkama. Ja siis teine oli siis betooni juurde, ühesõnaga kõik kurvid tegelikult oli küsimärk, sest ühes kohas oli parking, teises kohas oli pidurdus, kus oli täisgaasi ala ja kolmandas kohas oli siis juba no-go zone, kus ma siis teise sõiti välja lükkasin. Aga kohtunikud otsustasid, et see on meie katus ja mis oli ikka, neelame alla, ei ole üldse see, mida me tegelikult tahtsime ja võib-olla ei tundugi, et ma olin seal väga õnnelik, sest tegelikult ei olnudki, et eesmärgid on suured ja ütleme, et siin ongi tegemist oli eelviimase etapiga ja tegelikult ka oli panused suured. Ehk siis ütleme, kui need vahepealsed etapid läheb sul halvasti, läheb hästi, see ei ole nagu selline, ütleme, väga määrav, sest et hooaega meil ees, siis Kulbilohu on juba tegelikult oli suhteliselt otsustav, kes on finalistid siis superfinaalis. Ja siin on mul au teile öelda ja rõõm teile öelda, et me juhime Eesti sarja Street Classis. Ehk siis me oleme oma seal nii-öelda eesmärgi juures, et nüüd on jäänud üks sõit, kus tuleb teha midagi, mida me pole veel ennem teinud, kus tuleb suruda niimoodi, nagu me pole veel kunagi surunud ja see tähendab vaid ühte asja, trenn ja veel kord trenn. Nii et me lähme tegema sinna ja me ka panustame selleks, et tuleks see tiitel, sest et Aleksil on ülikond ostetud juba hooaja alguses, ta ütles, et peame kalale minema, nii et me lähme seda saavutama kindlasti, et nii lihtsalt me ära ei anna seda. Ja lõppu, mina ütlen nii, et see ei ole saladus, pill on müüa, official, 12 tonni, ulme hind, aga mina ütlen nii, et sina ei ehita seda autot 12 tonniga, sest et tegelikult on siia väga palju arendust läinud ja see auto on 100% uus. Mootor on uus, veermik on uus, me oleme seda pilli sillast endis käinud iga kuu, keera seda sinna pool, kui tahad, kõik on sirge, kõik on ilus ja kui nüüd see peaks jääma Street Classi ja kuigi ma ei pea seda osadeks võtma, ma loodan, et ma ei pea osadeks võtma, sest ma olen mäged auto ehitanud ja ma loodan, et keegi tuleb, istub sisse ja läheb, kütab samamoodi järgmine aasta Street Classis. Ühesõnaga, kui see osadeks ei lähe, siis ka kere peal defektid, mis meil on mõlgid seal, sest et ma olen nagu ikka dogimas käinud, siis need mõlgid me võtame välja, ehk siis saab ilusti sirge mõlgivaba auto, katkised osad on mul uued, taga on tutikas M-stange, ette tuleb uus M-stange ja ühesõnaga kõik iludefektid, mis selle autol on, mis videopildis tundub võib-olla, et pellik näeb välja, siis tegelikult me teeme korda selle, et siin ei ole mingit küsimust. Ja see on, superfinaal on tõesti viimane etapp selle autoga, selles klassis ja rohkem see auto sõitu ei näe. Võib-olla me lähme Lätti sinna Grand Finaalele, mis on oktoobris, kus mul on mõte minna. Aga peame vaatama, kuidas rahakott seda võimaldab, sest et need trennid ei ole ka odavad trennides käimised, et kui me teeme siia
3 trennisessiooni enne võistlus pluss võistlus, siis ta on ikkagist, noh, ütleme seal 4-kohaline summa või jah, 1500, ütleme suurusjärk umbes, et peab vaatama, mida suudab teha ja mida ei suuda teha. Sest et tegelikult hooaja alguses ma ütlesin tegelikult, et sõidame nii palju, kui raha kõik kannatab, võib-olla pool hooaega ja noh, täna me oleme siin, me panime kõik etapid kaasa ja hunnik trenni ja kõike särki-värki, et me oleme teinud rohkem, kui ma algul arvasin. Aga kokkuvõtteks kõik kokku ülevaade, siis on tegelikult päris hästi, et juhime sarja, kõik on ju nitše, auto on hea ja ise oled ka sattunud sinna maale, kus võiks nagu natuke rahul olla rohkem iseendaga, kui ma tegelikult olen, aga lähme tegema. Nii et näeme teiega juba varsti ja meil on ka 30 ja 31 august. Nüüd selle kuu lõpus on Augustfest, kus me oleme kohal. Augustfestil ma siis teen kõrvalsõita, et tulge ligi boksi. Need kõrvalsõidud on nüüd tasulised, sest et seal on see nii-öelda taksoteenus nii-öelda, aga noh, kuna see street'i auto, siis ma arvan, hinnad on mõistlikud. Ma arvan, see 2 ringi on seal mingi 25 või 30 eurot. Ma isegi ei oska öelda praegu ja tulge kõrvale, teeme kiiret sõitu, ägedat sõitu ja ma arvan, et tuleb päris äge. Pole kunagi käinud sellisel show-üritusel, nii et see on ka minu jaoks esmakord. Ja kuule Alex, mul tuli meelde, et meil on see loos tegemata. Teeme loosi kohe. Ühesõnaga, meil oli ka see loosivärk, mida ma siin lubasin teha, mida me ei ole teinud, aga teeme ära selle. Ma olen laisk, paneme siin seda pimesi, swipe'ime üles-alla ja siis pumm näpuga peale. Siin muidugi üks lubas mulle ise kõrvasõitu teha, kui ma tema valin. Loodame, et sinna maale ei lähe. Ma olen väga halb passenger, ma ei suuda isegi naise kõrval istuda, kui tema sõidab, või noh, kellegi kõrval. Aga hakkame tegema. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, ma ütleks, et see oli Risto, kus mul näpp peale jäi. Nii, näed, Risto 7006, sa oled võitnud. Nii, et kui sa tahad kõrvasõitu, siis hit me up ja leiame sulle aja, leiame sulle koha ja teeme sulle selle kõrvasõidu ka. Ja senimaani pange see like ja subscription ja näeme juba teiega, kui varem ei näe, siis superfinaalis ja siis, kui kuu on päike, nii nagu meil vana hea sõber Gregor ütleb. Nii et, tšau! Nii, oleme kinni püüdnud siit meie... Nii, oleme siin kinni püüdnud ka meie... Liiga vara? Sorry. Nii, oleme kinni püüdnud. Ma mõtlesin juba.